Tere tulemast vaatama PAF Eesti naiste hokiliiga järjekordset kohtumist. Oleme pildiga Kohtla-Järvel. Tahaks öelda, et tere ilusat laupäeva 22. oktoobrit. Aga tean, et sellest mängust otsu ülekannet meil pole. Mäng läheb eetrisse pühapäeval 23. plaanide järgi. Ja siis Everest võtab vastu HC Wolverine, kelle jaoks see on hooaja esimene kohtumine üldse. Hooaja jooksul Everest on näidanud praegu väga head minekut. On võidetud 2 mängust 2, kusjuures üks nendest võitudest on eelmise aasta tiitlikaitse vastu. Ütlen ka siis skoorid ära, et Everesti esimene mäng oligi Roosa Panter Everestile. Ja see mäng võideti Tallinnas Roosa Panteri koduväljakul tulemusega 2-1. Everest isegi juhtis siin 2-0. Ja teine mäng toimus Kohtla-Järvel, kus võideti Viljandit seisuga 6-2. Et seal tegelikult enne viimast kolmandikku oli seis veel 4-2. Et Viljandi poolt kahtlemata hea mäng, üritasin sellega natuke kursis olla, et sealt meil ka tegelikult pilti ei olnud. Aga Wolverines hooaja avamäng. Kui me vaatame nüüd eelmiste aastate tulemusi, siis eelmisel aastal kohtusid need 2 naiskonda omavahel 2 korda. Esimene mäng toimuski 23. oktoobril, sellel samal päeval aasta tagasi, mis meil see mäng eetrisse läheb. Ja mäng toimus Tondirabas, selle tulemus oli Wolverine poolt vaadates 1-10. Wolverine väravast hoolitses ka Riin Jõemets. Everesti poole peal tegi, kui ma siin mõne nime välja toon, siis Maria Disko 6 väravat, 1 sööt. Ma ei teagi, kuidas seda kutsutakse hokis, et 3 väravat on hat-trick, aga mis see 6 tähendab. Sellel ka oma nimetusel. Peale viskeid oli siis niimoodi, et Everestile visati peale 21 korda väravale ja Everest ise vastu 37, peaaegu 2-kordne vahe. Järgmine mäng oli 12. veebruaril. Mängiti samamoodi Tondirabas. Ma ei mäletagi, mis see põhjus on, sest Everesti koduhall oli eelmisel hooajal Viljandi. Et see hall, mida me nüüd näeme Kohtla-Järve, oli sisuliselt terve hooaja remondis. Aga seis siis Everesti kodumänguna läks see kirja. Everest võitis seal 11-0. Sealt siis Estrid Taasmaa 3+1, punkti Separ 3+2. Ja pealeviskeid oli, siin oli juba suur vahe, et Wolverines suutis teha 13 ja Everest tegi 74 pealeviset. Ehk siis, kuna 11 väravat tuli, siis tõrgeid tuli sealt 63, päris suured numbrid. Aga esimene periood kusjuures oli selles mõttes 0-0 lausa, mis on sellise skoori juures ka huvitav täitsa. Aga loeme koosseisud ette siis. Kodunaiskond Everest, Anna Fedjajeva, Anna Tupova, Mari-Liis Poobus, Aleksandra Olga Separ, Arina Penetis, Olesja Prants, Ksenia Šarko, Jana Vinogradova, Estrid Taasmaa, Margarita Šerle, Karina Djomina, Uljana Jegi väravas, Kamila Pjatnova, Kristina Jartseva, Marina Kovaljova, Maria Disko ja Veronika Tšernova. Ja treenerid siis neil, tavapärane treener Anatoli Tupkov täna puudub. Kuulsin, et on Oki noortega turniiril väga auväärt amet. Ja
nüüd mul see, Andrei Baršin on siis treeneri pingil. Wolferiinide koosseis on natuke ülejäänud täna. Number 3 Marge Pent, 7 Ksenia Krutkina, 12 Kairiin Jõemets, 13 Veronika Tiganik, 27 Darja Kolnekova, 29 Helen Arits, 44 Hanna Kivilo, 66 Marissa Reiter, 69 Aune Surva, 76 Jana Svetotskaja, 77 väravas Karola Vares, 99 Rita Kivi. Jah, on oodata, kindlasti on favoriit siin täna Everest. Ja sellistes mängudes on alati võtmeküsimuseks, et kui kaua suudab siis selle teine naiskond siis hoida oma värava puutumatuna, et seda rohkem muutub siis favoriidi seisuses olev naiskond närviliseks. Et ma siin mainisin ära ka, et eelmisel hooajal õnnestus terve kolmandik hoida oma värava puhtana, aga ikkagi sealt tuli päris suureskooriline võit ja pealevise see nüüd mööda. 7 meil läks mängima Fedjajeva uus pealevise väravale. Et praegu lastakse päris palju pommitada. Ja kas see oli jälle Fedjajeva, sai reboundist ja nii lähedalt. Nüüd jah, see oli päris kiire avavärav. Kindlasti see nüüd Wolferiinile Everestides oli muidugi hea, et saadi selline kindlasti esimene pinge maha, et oli Wolferiin sinna surutud värava ette ja hästi palju kordusviskid tuli. Värava heaks Karola Vares on see esimene naiste meistriga mäng üldse ja tegemist on suhteliselt rohelise väravahiga. Ja tegelikult Wolferiini poole pealt on üldse palju neid naisi, kes on tegemas oma esimest mängu üldse naiste meistriliigas. Siin ma kiiresti vaatasin nimede järgi, siis 44 Hanna Kivilo, 66 Marissa Reiter, 69 Aune Surva, 76 Jana Svetotskaja ja nagu mainisin, siis väravaht 77 Karola Vares. Käisin vaatamas ka hooajaeelset sõpruskohtumist, kus mängis Wolferiinis Viljandiga ja siis oli Karola Varesel oli kaasas ka oma fännklubi, kas 3 või 4 liikmeline. Hetkel ei meenugi, et mõnel teisel mängijal siin oma isiklik fännklubi oleks kaasas. Tähendab, kindlasti neid on, aga kes annavad ka sellest märku teistele. Nüüd Sooni viga oli vahepeal, lahtiviske võidab Wolferiinis. Kairiin Jõemets oli see. Ja kui siin oodata, Jõemets siin proovib üksi läbi minna, kui siin oodata vastu ära, siis saabki Jõemets viskele, Jegi selle tõrjub. Oli siin padja heli kuulda. Et just sinna peakski vaatama. Et jah, eelkõige sealt see värav võiks tulla. Sest on kogenud mängijad küll Wolferiinidel. Aga siin võib-olla peab rohkem sellist ja Jõemets uuesti. Viskab jälle tõrjekeelega. Et siin mingi viisid nüüd Everestil siiski laseb ka ennast suruda, nagu näete. Ja uuesti vise peale. See nüüd tuli küll nii värava eest, et suutis Everest seal ära segada. Everest rünnakul. Peale ei näinudki, kas siin läks tõrjekirja või mitte. Ja tuleb esimene karistus. Wolferiini mängija läheb istuma. Kepiga löömisest, vaatame, kes seal meil oli. Tiganik. Wolferiinis on jäänud nüüd 4-5 vastu. Tuletame me meelde, et Everest juba juhib 1-0. Ja korralikult põlvedele õigeaegselt.
Vares. Loodame, et nüüd Karola Vares ei lase sellest esimesest kiirest tavapärast ennast üldse heidutada. Siin mäletan, olen hästi palju toonud näiteks eelmist hooaega, kui Ingrid Suuder mängis Roosa Panter teise koosseisus. Vaatame olukorra ära nüüd. Ja suutis Everest selle ohu lõpetada. Et Ingrid Suuder siis oli Roosa Panter 2 väravas ja seal neil see naiskond oli natuke nõrgem ja väga palju tuli peale viskeid ja oli näha, kuidas ta hooaja jooksul arenes kogu aeg ja lausa ühe mänguga tundus, mõnikord oli see areng olemas. 29 Narits. Narits siis ka tegelikult väga hea viskekäega. Praegu ei õnnestunud tal minna väravani välja, et see vähemalt pealegi see ära teha. Sööt värav ette. Ise keegi taksis ära Jõemets. Oli õigeaegselt kepp vahel. Pealegi see uuesti. Nüüd jah, siin värava tagant natuke üritati. Oli see Kivilo üritas jah värava ees seda puhtaks visata, et selles olukorras peaks kindlasti kasutama boardi, et kohe oligi see litri kaotus ja Jõemets hoiab seal värava ees Wolferini poolt vaadates korda majas. Seppar viskas. Ja tuleb Tiganik tagasi platsile. 5-5 mängitakse need võrdsetes koosseisudes. Narits jälle ei saanud seda endale mugavalt ette. Et tekib järjest neid momente ka Wolferindel, kuigi jah, see lõpetamine Isko. Et lõpetamine jah, jääb veel soovida, et sinna viskeni iga kord ei jõuta, kui vastased tsoonis käiakse. Nüüd mööda boardi välja ja läkski, kes on Aune Surva oli 69. Jõemets litriga. On kokkupõrge, vaatame, Jõemets seal saab püsti ilusti, et õnneks vigastusi ei tulnud. Rutkina litriga. Tundub, et Everest mängitab ka siin oma tervet pikka koosseisu, mis ma ette lugesin. Nii vile. Mis kohtunik näitab meile? Uus mängijat. Kas ma kuulsin õigesti? Arutatakse. Jah, keegi, kes on, kui toimub arvulise koosseisu rikkumine, siis keegi, kes on samal ajal platsil olnud, peab istuma minema. Praegu saadeti sinna Aune Surva. Et see on jah see karistus, siis kui näiteks toimub kas või kepiga löömine või ükskõik mis muu, et kui saab karistada süüdlane, siis kui on 6 mängijat väljakul, siis tegelikult see valitakse jah nende hulgas, kes platsil olid, et seal ei hakata väga ajama, et kes see täpselt selles olukorras süüdi oligi. Ja siis on võimalus treeneril väga ilusti erenud varasemalt. Siis on treeneril võimalus natukene mängida, et ei pane võib-olla oma kiiremaid mängijaid sinna trahvikasti sellel hetkel, sest jäädakse ju 4. Nüüd Everest jälle võtab üles ülekaalu. Jah, seegi söödud isegi lähevad läbi, aga sellist tugevat viset ei järgne. Et seda ülekaalu nüüd ka mulle tundus ei mänginud oma esimese viisikuga just Everest.
Estrid kaasa. Seppar. Ikka Seppar Aasmaa Disko on platsil. Seppar mängib praegu jah, selles ülekaalus hoopis ründajat. Venetis läheb litrile järgi. Seppar avaneb, pakub ennast, saabki litri. Sööt ette, Disko. Sööduga tsooni, nüüd natuke eks jalgadajat läbi, aga teist jah, Seppar. Kontrollivad küll litrit, aga Wolf Rins suudab piisavalt palju segada pealevise. See käis kiivris ära, jah, peatati mäng. Et kui ise tuleb kiivrisse, siis nagu näitas, läheb kohe kohtunik küsima, kas kõik on korras. Peavigastused ei ole naljaasi, aga kõigile Karola Varese fännidele võin öelda, olen ise olnud väravas, olen ise saanud otsetabamuse ja tegelikult on see, ütleme, et see on ohutu. Lihtsalt minnakse kontrollima, et see vise ei tulnud kuidagi ebamugavalt ja valesse kohta. Et tegelikult päris hästi see kiiver kaitseb ka otse vastu kiivrist tuleva litri eest. Tihtilugu ei tunnegi, tunned ikka sellist kerget müksu, mis tuleb, aga mingit valu ega mitte midagi sarnast ei järgne sellele. Nüüd on Wolf Rins neljakesi tsoonis. Natuke mõnusaks riskeerivalt, mängitakse veel, juba jah, vabandust, on 5 mängija ka platsil. Nüüd jälle see mängitakse praegu see liter siit, vist läheb pikaks või ei lähe, ei lasta pikaks, jah. Praegu ka see liter sealt väravast mängiti tsoonist välja, aga väga ohtliku koha pealt, et tegelikult sealt värava kõrvalt ei tohiks seda niimoodi keskelt välja visata. Nii, karistus kellelegi. Ei, näitas, vabandust. Näitas tsooni viga. Everest sinna julgelt mängitud tervetama koosseisu. Et saadi kiire avavarav kätte 1-0. Aga ei mindud kohe järgmist püüdma. Öelda oma esimese koosseisuga. Et praegu on ikkagi mäng mõnes mõttes ühtlustunud. Wolferinil muidugi on Fedjaeva osavalt läbi, aga õigel hetkel Varesele põlvedel. Tundub, et jah, sellest kiirest avavarast, mis ma ütleks, ei olnud tema süü. Ta ei lasknud ennast heidutada, nagu ma väga lootsingi. Et jah, tuli see siis rohketest kordusvisetest värava ees ja lihtsalt lõpuks Fedjaev selle vaba augu leidis ja teame, et Fedjaev on täpse ja tugeva viskaga ja lähedalt seda püüda on siiski võimatu, kui see on õigesti sihitud. Jõemets kõrtab viskele, see nüüd läks mööda. Ja ise litri väravadajalt. Üritas äärt vahetada. Üritas sööta, vaatame 27, Koljenkovale, aga tundub, et siin on mingi number vist natuke protokollist sisse läinud. Vent üritab keskele sööta Jõemetsale. Aga selle nopib nüüd Seppar jälle. Kiirusega tsooni, pealevise. Ja leidis selle augu, et sai juba piisavalt, nagu enne rääkisin ka, piisavalt lähele väravavahile ja seal ei olnud väravahil enam midagi teha, et kui tuleb täpne vise. Tegi ennast suureks ja seal isegi veel viimasel hetkel oli üks selline pealiikumine oli näha, et reageeris sellele viskele. Seis 2-0. Värava autoriks siis Aleksandr Olga Seppar. Ja Seppar on jäänud platsile ja uuesti
kaitses oli vahepeal söödukaotus, aga nopib jälle ise litri ja mängib siin Aasmale söötu, Aasma kaotab litri. Wolferiin saab soolist välja. ja Aasma jälle. Õigetakse Wolferiin omanet viska välja. Aga oli see poort ka kinni võetud ja ei õnnestunud meil. Jah, see läks mööda nüüd see pealevisa. Ja uuesti proovib Aasma. Tuletan siin nende eelmist omavahelist mängu meelde, kus tõrjeid tuli Wolferiini väravahil 63 ja lisaks veel 11 väravat. Siis oli Helena Liive oli väravast, kes praegu sellest loest alates on kaitsmas AC Grizzlies värve. Väravahti osas on üldse palju muutusi toimunud liigas. Viljandi ainukeses mängus oli siis neil, enam ei saa öelda, et debutant Krista Kasemaa. Aga eelmisel hooajal oli ta ühes mängus hooaja lõpus võttis osa. Selline suhteliselt suure kasvuline väravaht. Wolferiinil, nagu ma ütlesin, on täiesti uus värav. Karola Vares. Tartu omad on jäänud samaks. Kalmus ja Tuike. Everestil samuti sama Uljana Jegi. HC Pantril on Ingrid Suuder siis tulnud HC Panter, mis HC Panter, Roosa Panter. Roosa Panteril siis on tulnud Roosa Panter 2-st Ingrid Suuder. Ja lisandunud on nüüd üks soomlanna, Moilanen. Kas ma nüüd unustasin mõne Kristi muidugi juba mainisin Helena Liive. Et on toimunud liikumist. Aga vahepeal siin Ritter käib ühest tsoonist teise ja siin Wolferiins mängib, kui on platsil teine või kolmas viisik. Everestit siis ikkagi ollakse mängus. Aga raskusi valmistub just see kõige tugevam viisik. Everesti viisik siis valmistab raskusi Wolferiinile, et sealt neid väravaid on tulnud praegu 2 tükki. Nii, nüüd küll üle, siin ise oli nurka minemas, aga Jõevets tundus või oli see Ritakivi suutis selle litri seal peatada ja Karola Vares pani mängu seisma. Lahti viskajal Seppar tsentri koha peal. Kaitses siin 88 Kovaljova ja ei näinudki, kes seal teisel pool oli. On siin Everest, sellel hooajal tundub numbreid natukene vahetanud, tulid uued vormid ja ju siis oli võimalus võtta see number, mis oli juba varasemalt meelepärane. Nüüd siit sööduga värav ette ja 3-0. See värav läks nüüd Marina Kovaljovale. Söötjad olid Estrid Taasma ja Maria Disko. Kovaljova esimesena lähebki pingile sõnnitusi vastu võtma. Et see ei ole nüüd mingi selline, mis oleks reeglid. See on kirjutamata reegel, et see, kes värava viskab, et see läheb siis esimesena sinna pindaid kokku lööma pingi juurde. Teine kord, kui jääb see värava moment nägemata, et kes selle täpselt viskas, siis mängijad reeglina ikkagi ise ju teavad. Ja siis on suhteliselt suur tõenäosus selle järgi tuvastada ka värava viskaja, kes sinna esimesena oma pingi juurde läheb. Kivilo üritas selle sööta.
Piganik viib tsoonist välja ja esimene kolmandik on lõppenud. Seisuga 3-0 HC Everest poolt vaadates. Nii, siin nüüd oli meil kiire paus. Nagu sai mainitud, siis otseülekannet ei ole. Pauside arvelt lõigatakse see mäng ilmselt lühemaks. Ja tegelikkuses on esimese ja teise kolmandiku vahel selline, ma ei teagi, kas 3-minutiline puhkeaeg ja jääpuhastust ei toimu. Mängitakse 3 korda 15 minutit. Pikem paus on tavaliselt, mitte tavaliselt, aga ongi plaanis teise ja kolmanda kolmandiku vahel. Olen siin varem ka maininud, et kui on õnnestunud näha siin kas sõpruse mänge Lätis või Balti liiga mänge, siis Lätis mängitakse niimoodi, et esimese ja teise vahel on pikem paus, 15 minutit. Ja lühike 3-minutiline paus on teise ja kolmanda kolmandiku vahel. Et olen öelnud ka, et ma vist kuulsin selle põhjust, aga lõpuks ma unustasin ise ära, et miks on ühes ühtepidi ja teises teistmoodi. Aga see ei olegi nii väga oluline. Pealevise, see läks nüüd päris kõrgelt mööda. 3-0 Everest hüüb, teine kolmandik on alanud. Wolferinil, nad on käinud seal värava all, aga ei ole suutnud sellist väga ohtlikuks saada, kuigi Jegi on pidanud tegelikult tõrjuma paar Jõemetsa suhteliselt ohtlikku iset. Nüüd mul on olemas ka esimese kolmandiku statistika, et Everesti väravahel kuni 2 tõrjet ja Wolferini väravavarast tegi 9 tõrjet. Lisaks siis 3 väravat, pealeviskeid väravale oli siis 12 2 vastu. Ka suur erinevus. Ei lase Wolferin see Everesti tsoonist välja, aga mööda boordi ikkagi mängitakse mööda. Kesktsoonist käib võitlus. See oli nüüd päris huvitav, lauapõrge läks hooga otsa üles Aune Surva kepist. See on tegelikult üks tehnika, kuidas väravaid visatakse. Et kui ründaja läheb värava ette vabasse nurka, siis ega ta ei peagi seal tihtilugu muud tegema, kui ta sätib oma laba sinna õige nurga alla värava ette. Kui on hea ja täpne söötja, kes suudab sinna labasse sööta, siis värav võib sündida lihtsalt õigest asukoha valikust ja nüüd saab peale vist pent. Hea võimalus Wolferinil. Tuli küll, tundus, et Peter loperdas ja natuke liiga lähedal oli väravahile, aga võimalus oli täitsa olemas. Seppar siin koputab, et ootab söötu. See on selline tehnika, et teha ennast kaasa selle nähtavaks. Mõnikord muidugi vastased kipuvad seda ära kasutama ja ka kepiga koputama nii-öelda pettemanöövriks. Et saada hoopis selline sööt kätte, mis ei olegi mõeldud talle. Kukkumine. Tundub, et siit järgneb ka karistus. Nii, kelle peale seal näidatakse. Huvitav, kas nüüd on väike segadus. Lausa 2 karistust korraga. Kohe saame info selle kohta ka.
läks Testjana Vinogradova kepiga löömine ja 44, see oli siis Everesti poole pealt. Ja 44 Hanna Kiviloo kinni hoidmise eest. Et siit ei paistnud mis seal nüüd täpselt toimus, aga üks hoidis kinni ja teine lõi kepiga, on siis kohtunike ametlik seisukoht. Jätkatakse 4-4. Et siin nüüd kehtivad edasi võrdse koosseisu mängureeglid. Et kui üks näiteks, kas see nüüd läks posti? Nii, kas keegi võttis kõrge kepiga selle maha? Tundus kohtuniku žesti järgi. Viiakse Ritter tsoonist välja. Teid jaeva lahti iskab. Tukova sai suunata värava peale ja sai isegi reboundi kätte ja aga Vares on mängus sees, ma peaks ütlema. Et seda on ainult rõõm näha. Et sellise vähese kogemusega väravahtaga on näha, et palju võtab hingestatud mäng annab palju juurde talle. 4-4 mängus julgeks öelda, et on väike eelis rohkem nüüd Everestil, et on rohkem vabadust liikuda ja visata, kuna neil on neid tehniliselt osavaid mängijaid rohkem. Kas nii läheb, ei oska öelda. Nüüd läks labalt läbi, andis Separ selle söödu taha, kas või Eneltud Poval äkki. Narits, vahetab väärt, Tent. Läks keskele söötma, aga seal oli neli Everesti mängijat. Aga tark sööt oli sealt boardi kaudu. Separ. Nii, sööduliinid saadaks üles ja suurepärane sööt värav ette ka. Aga oli Vares positsioneerinud õigesti. Jääb hetkel põlvedele. Tagant peale ise. Ei põlvekatesse, tuli tsoonist välja. Nii, see on nüüd, vaatame, kas siit järgneb karistus ka. Selline hetk, kui toimub vahetus ja lüüakse sealt Litter vahetuspingest läbi, siis võib juhtuda, et toimub arvulise koosseisu rikkumine ja täpselt nii oligi. Et seal peab olema väga tähelepanelik. Oleme näinud siin üks viimastest meesteturniiridest, mäletan, kas oli Lõuna-Korea vastu või siis niimoodi see Eestilt kavalalt see võit rööviti, et vastased vahetuse tegemise hetkel lihtsalt saatsid Litter sinna vahetuspingi juurde jalgadesse ja sellest piisas, et sai pihta keegi mängija, kes kui oli platsil 6 mängijat ja keegi sai nendest pihta, siis juba loeti see karistuseks. Praegu juhtus tegelikult sama asi küll. Ma ei oska öelda, kas seda tehti sihilikult, aga ei olegi vahet. Vahepeal on siis 2 mängijat välja saanud, kes meil siin karistuses olid. Aga jätkab Wolferin nüüd ülekaalus. Kisko. Ei ole Everestid nagu kuskile kiiret. Tegelikult peaksid nad kauem Littrit kontrollima. Aga on vastased tsoonis sees. Punase kiivriga Sherle. Et väga ei kiirustagi, et hoiavad lihtsalt Littrit. Et näha, et 13, kes meil on Benetist. Just ka nurgas Littri viskab tsooni.
et hetkel see vähemus läheb Everestil ikkagi soodsas suunas. Et hoitakse Wolverine oma kaitsetsoonis sees. Muidugi jah, natuke riskantne on niimoodi neljakesi rünnata 5 vastu. Saab tulla kiire vasturünnak Wolverine poolt. Aga no Everestil on kogenud ja kiireid mängijaid, nii et eks nad teavad, millega nad täpselt riskivad. No eduseis ka 3-0. Vedjaeva, number on 7. Ja selline pikk läbisööt nüüd. Ja 4-0. Ja oli viskaks 8, Anna Dubkova. No, suurepärane platsi nägemine muidugi Vedjaevat ja ka täpne pealevise. Ja muidugi lõpuks sooritus ka. Aga jah, kui ikkagi on see visi olemas, siis väravahil on tihtilugu väga raske, eriti kui oled veel selline vähekogenud värava. Saab näha nüüd, kes õnnestub Wolverinil oma auvärava ka visata. Et eelmises 2 mängus olid skoorid, siis lugesin ette ka, pean korra üle vaatama märkmetest. Olid jah 1-10 ja 11-0, et 2 mänguga on 1 korra jõutud väravani Everesti vastu Wolverinile poolt. Nüüd on Wolverinit saanud Maritsil. Proovib keskele sööta. Sealt kui äärest tahad sööta keskele, siis on olemas selline tehnika ja ritakivi, kes saab viskele. Suunab värava ette. Et on selline tehnika, mida mina ütleks eesti keeles tõsta sööt. Et see oleks nagu sellise hokikepiga annab muidugi oo sisse, et see on selline üritad anda nagu lendava taldriku söödu. Natukene liter tõuseb Haasmanit. Nägib ennast viskele. Sööt värava ette, pealevise on vare sees. Ja korra siin Everest rõõmustab, aga väravat kohtus näitab, et ei ole värava. Ja kas siin tuleb mingisugune karistus lausa? Tundub, et Maria Disko sai siin kepiga löömisest karistuse. Et ei näinudki seda olukorda, et võib-olla seal mingi värava järgne olukord siis. Aga jah, see mõttekäik ei pooleli. Et selline on tehniliselt hoopis selline sööt olemas, et kui kepid on kõigil maas, et siis on võimalik seda litrit sealt üle tõsta. Ja niimoodi, et see liter ei laperdaks, et kukuks õigesse kohta. Et kindlasti mängijatel, kes arenevad, võiks see olla juba mingil hetkel ka tehnilises arsenalis. Seppar läheb ja proovib saada ritakiivit. Sõites otsa. Oli küll selline natuke huvitav olukord. Et meeste mängus on selline kehamäng lubatud, aga ju siis seda loeti, et ei olnud veavääriline. Et suudab tegelikult Wolverinist teha ka siin mängu, et siin ongi neil probleem selles, et jah, selliseid
värava, praegu nüüd küll jõudis see väravahine Ritter, aga ohtlikuid pealeviskeid ei tule. Et ütlesin siin esimese kolmandiku statistika oli ka olemas, et kui pealeviskeid väravale oli 12-2 vastu, siis seda on vähe tegelikult. Siin vahelt lõige mööda sinist oli söötmine, pealevise ja otse nurka. Selle värava autor on meil Olesja Prants. Kes vaatasid ka eelmist ülekannet, siis juhtisin ka tähelepanu, et on tegemist ühe huvitava ja kiire mängijaga Everesti poole pealt. Selle vihja ma sain enne eelmist mängu ka Everestit, et tasub tema tegemisi vaadata ja nii palju kui mina tean, siis Olesja Prants on ka U18 koondise kandidaatide seas ja esmaspäevast algabki U18 laager. Selle naiskonna, Eesti koondise U18 naiskonnal on ka oma nimi olemas, Pääsupiigad. Laager on siis Tartus 24.–26. oktoobrini, 3 päeva esmaspäevast kolmapäevani ja lõpeb see sõprusmänguga Tartu Säde vastu. Mõni Prantsusmaast üritab ette sekka ja viskab ja jääb väravette nüüd lahtiseks Ritter. Siin on nüüd kuulda Ulferiini treeneri Artur Tiganiku ergutust, et hoia. Jõemets konksutab seal ja läheb tsoonist välja. Vaatame, kas siit tekib ohtlik olukord. Natuke liiga kaugelt tuleb see peale ja väravast mööda ka, aga sellise huvitava põrkega, et väravate tagasi Marissa Reiterile. Reiter oli viskamas, aga kukkus seal. Aidati natuke kaasa, aga reeglite piires. Aga jah, kui U18 teema tuleb tagasi tulla, siis jaanuari lõpus, 26. jaanuarist 1. veebruarini on plaanis U18 MM-ile minna. See toimub Sofias, Bulgaarias. Nüüd siin väravas paras paneb kinni vahepeal litri. Ja näidatakse Rita Kivile karistust. Ei saanud aru, milles see oli, et tuli info, et mängu viivitamine peab lausa enda huvi pärast üle küsima. Et selliseid mängu viivitamise eest saab näiteks karistuse anda siis, kui visatakse Ritter näiteks üle pleksklaasi otse ilma, et see midagi puudutaks. Aga kas nüüd siit tuli millegi muu eest? Jah. Uurin vähemalt enda jaoks välja. Ulferiin on jäänud nüüd vähemusse. Everest saab juba mängida paremini seda ülekaalu, kui otsitakse söötu oma vahel. Ja siis seda ja tuleb Ritter väravette. On õigel ajal varas põlvedel. Ja jälle peale vise. Hea positsioneerimine ja siin ei näinud, kas oli nüüd mängija päästis ära või sinutis vares selle jala välja. Uus pealevise. Aga selline raske ette tegelikult väravahile, kui need järjest viskeid tuleb ja kogu aeg niimoodi kukkumine. Et peab kogu aeg põlvili ja püsti saama. Et see väsitab, et praegu ka on näha, on natukene väsinud sellest olukorrast ja väga oluline on nüüd Ulferiinile see tsoonist välja saada, mida nad tegidki. Et natukene anda väravahile sellist hingetõmbepausi. Et mängijad teatavasti saavad kõik vahetada, põhimõtteliselt igal suvalisel mängu hetkel. Mõni muidugi on ebamugavam ja nii edasi, aga väravaht peab seal kogu aeg rivis olema. Vähemalt mängu ajal. Kui on selline ühe rünnaku surve,
siis jah, võib see värav lihtsalt tulla juba sellest, et ollakse nii väsinud. Aga jah, U18 vastasteks siin vahepeal mäng muutub, siis tsooni viga, jah. U18 vastaseks Bulgaarias siis jaanuari lõpus on Eestil Kasahstan, Island, Bulgaaria võõrustajana, Belgia ja Uus-Meremaa. Et järjekordselt nende võistkondade kohta igasugune taustainfo, eriti jah, U18 puhul puudub. Aga kui see turniir tuleb, siis treenerid mingi info ikkagi kuskilt kätte saavad. Aga mängu juurde tagasi. Ja Rita Kivi tagasi platsile. Karistus kantud. Mäng jätkub võrdsetes koosseisudes. Ulfriin, siit tuli isegi tõrja patjade alla. Uljana Jegile. Saame ilmselt peale kolmandiku lõppu andma ka statistika pealevisete kohta. Et jah, mängupildilt on näha, et Everest on ikkagi tugevam naiskond täna, aga ei ole nii palju domineerivam, kui võib-olla oleks enne mängu arvanud. Siin tekib ka Wolferiidel, tekib neid momenti ikkagi. Jäämets nüüd võtab see liitri vahelt. Saab Everest välja. Kesksoonis käib selline omaniku vahetusliitrile. Jäämets saab nurgast. Tundus, et jah, tukkus seal ilma kõrvalise abita pikali, vähemalt ilma mingi süülise abita. Praegu see on jah huvitav mäng, et Litter käib ühe värava tagant teise taha ja keegi sellist mõtestatud rünnakut ei ole nüüd viimase minuti jooksul üles võtnud. Everest nüüd oli selline esimene sööt, aga ei jõudnud jälle kuskile. Ja, jälle sama viga, et sööduga keskelt ja on kohe vastane Litri omanik. Kivilo natukene selline liiga lähedale sööt seal värava ees. Aga ei saadud soolist välja, see käe viimasel hetkel sinise pealt tõi tagasi selle pealevise mööda. Jääva. Erava nurgalt pealevise, aga oli varesel nurk õigesti valitud. Kiivilo toob väravalt läbi ja teine kolmandik on lõppenud seisuga 5-0. Oleme nüüd tagasi pikemalt pausilt, kuna mäng jah läheb eetrisse kordusena, otseülekannet pole, siis juba jää on puhas ja pikemat pausi ära ootama ei pidanudki. Everest on juhtimas seda mängu seisuga 5-0. Et praegu jah, on selge Everesti ülekaal, aga nüüd mitte hetkel vähemalt on suutnud ikkagi Wolferiin oma mängu ka mängida, küll ei ole väravani jõutud.
veel ma tahaks öelda. Teise kolmandiku pealevisked. Wolverines 5 ja Everestil on 13. Mäletame, et esimesel kolmandikul oli need arvud 12-2 vastu, 13-5 vastu. Et tegelikult ikkagi jah, päris suur erinevus. Ja on väravas oma esimest meistriliiga mängu tegemas Wolverini poolt Karola Vares. Ja ütleks, et on tegelikult hästi hakkama saanud. On tal väravavahi ametis kogemus küll lühike. Ja kindlasti on tehnilise arsenalis palju juurde õppida. Aga on näha, et on täiesti keskendunud mängus sees ja ma julgen öelda, et mängib ikkagi, ütleme siis niimoodi, et natuke isegi üle oma võimete. Praegu oodatakse ilmselt natuke veel jää kuivamist. Kui jää ära puhastatakse, siis võite näha, et seal natukene läigib, puhas jää läigibki, aga õigemini see on vesi, mis seal vastu läigib, et kui siin natuke kaamera poole vaadata, siis sellist on lihtsalt puhas valge jää. Ja läikiv osa on siis kerge vesi. Kes ise okit ei mängi, siis ütleme, kui sinna visata liter praegu peale ja proovida kepiga lükata, siis ta mitte ei libise, aga ta jääb ikkagi kinni suhteliselt kiirelt. See on siis põhjus, miks naiskonnad praegu ootavad pealetulekuga. Jäid enne korra mainisin Arturit Iganikku, aga treenerina. Aga Wolverinide peatreener on siis Dmitri Lavrov. Näen, et mõlemad on seal pingi juures nüüd olemas. Vahepeal siin, kui on paus, siis võime vaadata näiteks üle ka tabeliseisu. Võtsin ise ka nüüd õige koha ülesse. Et enne tänast siis oligi juhtumas HC Everest. 2 mängus 2 võitu ja punkte 4. Väravate vahe 8-3. Everesti kasuks loomulikult siis. Siis teine ja kolmas, kuidas võtta, ütleme, et tabelisse on asetatud teisele kohale hetkel Tartu Säde, 1 mängust 1 võit, väravate vahe 7-1. Et võideti siis täpselt sellise skooriga HC Krislit. Tartu koosseisus tegi kaasa ka Eesti liigas ilmselt siis oma debüüdi. Minu arust ei ole mänginud Eesti naiste meistriliigat. Kristi Šaškina. Kolmandaks on siin asetatud Roosa Panter. 2 mängu, 1 võit, 1 kaotus. Kaotus siis Everestile ja võideti Krislit, see oli siis hooaja avamäng 6-3 skooriga. Viljandil on 1 mäng peetud, mis kaotati. Wolverinidel on hetkel enne seda mängu ainult nullirida. Ja 2 mängust 2 kaotust on HC Grizzlydel, kes ma arvan, olid kindlasti on pettunud vähemalt sellise alguse üle, et oli näha, kui hingestatult tuldi siis mängima hooaja avamängu ja Roosa Pantri vastu, kus jah, nad kaotasid 3-6. Aga olid seal oma võimalused ka neil seda mängu võita. Aga Roosa Panter ikkagi näitas, et neil on väga hea esimene ründekolmik ja paljuski tänu sellele see võit ka võeti. Samas jah, Everesti vastu sellest ei piisanud sellel hooajal. Et on siin nüüd vahepeal siin
Everest väga ilusti söötudega sepistas järjekordse värava tagant sööti värava ette ja sealt, kuidas meil esimesena läheb, 20 Aasma. Värava tagant Seppo söötis värava ette Diskole ja sealt juba vabasse nurka Estet Aasmale. Et värava vahi jaoks selline olukord, kus tihti ei olegi midagi teha või ütleme enamasti ei ole midagi teha. Et kui sa seda esimest nurka katad ja tuleb sinna taha täpne sööt, siis see on juba kaitsemängija ülesanne seal seda litrit või mängijate litrit siis peatada. Et jah, seis 6-0, seda väravat siin ei saa Karola Varese nii-öelda kontosse küll kanda. Everest, kui varasematel hooaegadel on neil, nagu teate, on neil väga palju tehniliselt osavaid mängijaid, siis varasematel hooaegadel, eriti just eelmisel, kui nad üritasid ka Roosa Panter ühele vastu saada, siis nad sellist söödu ja võistkondlikku mängu vähemalt minu hinnangul kasutasid ikkagi liiga vähe. Et täna on näha jah, küll oluliselt ütleme nõrgema vastase vastu, aga sellist söödumängu on ikkagi väravate realiseerimisel rohkem. Siin vist üks eelnevatest väravatest oli selline, kus söötjad kirja läinud, aga kõigil teistel on. Ja tabeli seis vastav, 2 mängust 2 võitu ja liigutakse siin suhteliselt kindlalt ka 3. võidu suunas. Et mängitud on meil siis siin see ise mööda vahepeal. Uuseriinide treenerid ütlevad, et kohad võtta korralikult sisse kaitses. Praegu lastakse siin Everestil sööta. Ja jälle väga hea sööt sinna. Ja värav, see nüüd läks vist põlekatavalt läbi tundus. Et oli seal jälle ilus söödamäng Everesti poole pealt. Ja lõpuks viski sihile. Selle värava autoriks on Anna Dubkova, söötjad Prants ja Fedjaeva. Nüüd on jah need 2 väravat tulnud päris väikeste vahedega. Et on Pulsariinidel on lühem koosseis ka ja ei tea, kas hakkab nüüd 3 see oli jäädel ja Varesport. Et kas on hakanud natukene see väsimus jalgadesse tulema. Et täiesti võimalik. Everest siin on suht palju mänginud terve mängu oma pika koosseisuga ja mingil hetkel see eelis peab hakkama ka ikkagi rolli mängima. Iganik. Ja litri välja tsoonist. Sööt ette, aga oli kaitsja Seppar siis valmis selleks. Jälle selline ohtlik sööt keskele. Siin natuke jah, väga osast siin Jõemets kattis litrit seljaga ja saigi enda söödu. Tundus, et see oli Kolnenkova. Tagant käib sisse. Maria Disko nüüd näitas individuaalset osavust. Tuli ja kõksis liitrit enda ees ja
ja ootas nii kaua seda momenti, kui väravaht ei liikunud enam kaasa ja tagantkätt tõste sisse. 8-0. Natukene on siin toimunud, ei saa öelda, et just mänguliselt oleks selline nähtav lagunemine toimunud, aga on õnnestunud jah 3 kiiret väravat teha Everestil järjest. Et skoori poolest on nagu natukene Wolverines lagunenud, aga jah, mängupildist ma ei ütleks, võideldakse samamoodi edasi, samamoodi praegu ka ollakse ründetsoonis. Aga just jah, võib-olla tõesti puudu sellest individuaalsest mängijast veel, kes suudaks selle litri sinna vastaste väravõrku ka saada. Ei õnnestunud seal litrit Wolverinel omaks saada, ei saada tsoonist ka välja hetkel veel. Litter nurgas, ikkagi tugeva viskega mööda boordi, aga seal Everesti kellegi jalast Litter ilmselt ütles nii palju loogu maha, et Benetis siin sai vaevat selle kätte. Nii. Kivi võitis selle litri ja tuli ka tsoonist välja. Jõuab Wolverini mängija esimesena litriga, siit oli vist pika litri lahti. Nüüd jah, selline värav ette küll sööt, aga seal oli vahetuse hetki, kedagi ei olnud seda püüdmas, Tiganik. Nüüd boordi, aga jah, seal teine kaitsja ei olnud hästi valmis selleks sööduks. See oli nüüd äkki jah, Kolnenkova. Number 87, mul siin protokollis on küll natuke teine number saanud kirja, aga seda ma täpsustan hiljem. Suudeti teda segada seal värav ees praegu. Kolnenkova on siis selline mängija, kellele meeldib seal tegelikult lõpus väravaht ära petta ja siis nüüd siin oli enne varesel. Tuli see pottidesse Litter. Et ja meeldib seal värava ees ja 9-0 Olesja Prants sai sinna täiesti vabalt värava ette ja oleme näinud juba, et Prantsil on olemas need oskused, et kui nii lähedalt viskab, siis suudab täpselt sihtida sinna vabasse auku, et ei ole küsimust. 4 suhteliselt kiiret väravat tulnud. Seis 9-0. Siit lähevad söötjatena kirja ka Fedjaev ja Dubkova. Kohtumise lõpuni on meil jäänud 8 minutit. Ja üsna kindlalt vist võib juba öelda ära ka, et tuleb siit ka 3. võidupunktid täna Everestile, kes jätkab ainuliidrina. Et ma isegi ei suuda ette kujutada, kes on olemas isegi teoreetiliselt selline nime, mis võiks veel neid Wolverine kaotusest päästa. Päris Kurkinat siin osal liigutus, et oli litrist nagu ilma jäämas ja söötis nurka iseendale. Jõudis sinna järele ja söötis siis mööda boordi selle litri välja viia. Et päris nutikas. Marits, kes saab viskele sättida ennast, aga võeti enne Lippar ära. Seis 9-0.
juhib Hats Everest pealevise. Läks mööda. Tundus, et jah, tõõret ei olnud. Nüüd sööt Everestil ebaõnnestus. Võitlus selle Poljakova Jõemets tuleb appi. Natuke siin Wolferini kaitsjad omavahel ei näinud üksteist väga hästi, et õnneks sellisest suuremast kokkuvõrkust pääsesid, aga Jõemets ja tsooniviga tundub, aga ei vilistatud, ju ei olnud. Jõemets tuleb siit väravara ka. Nii, mingi vile oli, isegi tundus enne visati. Что было? Маргарита Ивановна, такой девочка дралась. Да, А из чего? я не знаю. Šerle tuleb Everesti poole pealt ja 2 минуты только. tundub, et Драка должна быть больше. tundub, et kas Wolferine on ka 4 platsil. Я пропустил драку. Tundus, et jah, mõlemalt poolt siis karistus. Everesti poolt Šerle ja vaatame ära, Prants pealevise mööda. Varas reageeris sellele, aga ise läks mööda. Tema ulatusest välja, Ritakivi. Aga karistuse juurde tagasi tulles siis Šerle 2 minutit ja Poljakova 2 minutit. Ja mõlemale läks kirjad cross-checking. Ehk siis ikka tundub, et toimus selline ärme ütle kaklus, sest see ei olnud kaklus, aga selline üksteise mitte reeglite pärane mõjutamine platsil, see on ilma litrita. Ilmselt koha võitlus, mis näitab, et Wolferin ei ole alla andnud ja mängib igal juhul lõpuni, sõltumata siis seisust. Aasma saab selle liitri esimesena omaks. Jääb küll 3 mängija piiramismängasse, aga oli seal vares kohe jälle samamoodi ilusti positsioneerunud. Everest tõuseb, sööt Iskole. Isko sööti ennast Iskele ja proovis sellist kavalat taha nurka. Söödu ja poordi võrkuda saab tsoonist välja. Väga ilus kaitseda Everesti poolt. Oli see Benektis. Teiselt poolt oli ründamas Surva, kes sättis endale litrit ette, aga kaitsa hüppas sinna kehaga vahele. Täiesti lubatud liigutus. Tokimängijad on siis piisavalt kaitstud, eelkõige põlved ja küünanokid, et kui jää peal hüpata, et tegelikult ega haiget ei saa. Et ja kui hüpata kaitses niimoodi ette, siis on oht, et kui tuleb terav pealevised, siis võib saada sealt litriga haiget, kui see tuleb sellisse valesse kohta sinna kaitsmete vahele. Lutkina. Aga ei suuda tsoonist välja saada, aga Everest vaatab litrit tsoonist välja. Ja sööt värav ette, aga ei jäänud labale. Jõemets proovib vedada mööda ja tagant jätta, aga Jegi ilusti liitus kaasa. Ja uuesti Jõemets. Jegi püüab selle.
Jegi jah, selline väikese kasvuline liikuv. On näha, et tegelikult loeb ka ründemängeid. Siin muidugi väga petta ei üritatudki praegu tehniliselt. Või noh, selline kuigi väikese kasvuline, ega kui väravat kaasa liigub, siis sinna nii naljalt enam sellist vaba auku ei jäägi, kuhu seda litrit suunata. Ну, тут шансов нету, не скажу так. Они рассчитывают на гол стоит. Что там было? Keda niisugune? Кого? Karinku? Kivil on, annab jälle siia keskele. По подносу. Et tegelikult natuke ohtlik koht on alati keskele anda, et rohkem peaks kasutama boardi. Need jaeva. Nüüd värava taha. Otsib söötu. Kovaljova pealevisu. Ja seal nüüd ei jätkud sellist vaba ruumi, kus see litter oleks läbi läinud. Kovaljova jälle söödab seekord. Nüüd jaeva värava ees. Tagasi Kovaljovale. Otsivad Everesti mängijad. Vent nüüd Wolferinidest. Üritas välja mängida, aga läks Everesti saagiks. Aga saab Wolferinist välja selle tsoonist. Vaatame, kas tuli kellegi ja Everesti kepi põrkist tõenäoliselt pikka liitrit siin ei anta. Seppar poeb läbi nüüd. Tiganik kontrollib teda kaitses. Ei lase mugavalt seda viskiks võtta litrit. Pealevisu põlvekatesse. Aga läks Wolferini mängija vahetusse. Tegelikult oleks saanud veel edasi mängida. Ei olnud veel vahetus peale tulnud. Ise tänab kätt. Vares tõrjub selle. Väravast läbi. Aasmaa pealevisu ja värav. Et läheb Vares seal põlvedele ja hüppab püsti ja aga ju on sellised targad ründemängijad on aru saanud, et kas ja kui kiiresti ta põlvedele läheb ja kui tihti seal on see auk tal põlvekate vahel. Et kui sa ikkagi oled püsti ja sealt mööda jääd, tuleb järsku ise alla, siis noh, isegi kui sa viskemomenti näed, sa enam ei jõua põlvedele pattidega. Aga noh, see kõik tuleb kogemusega. Splitter on isegi siin mängus meil kordused ei ole, aga isegi kui vaadata sellist meeste kordustega mängus, isegi korduses on selle litri liikumine ikkagi päris kiire. Kümme 0 on seis, Everest juhib. Одна секунда? Серьезно? Ja kohe peaks olema mäng läbi ka. Et kella ma siin otseselt ei näe, aga lasen siin oma kellal joosta ja peaks kohe läbi saama. Ja oligi nii. Et tuli jah see 10. värav suhteliselt enne mängu lõppu. Viimane kolmandik, kui esimest 2 kolmandikku lõppusid Everestile seisuga 5-0. Siis 3. kolmandik oli selline kerge lagunemine Wolferini poolt, kuigi jah, mängupildis vähemalt uisutamisesse nii silma ei hakanud ja samamoodi skooriks 5-0 kokkuvõttes siis 10-0. Siin nüüd on mängu parima valimine vaatama. Praegu tulevad kaptenid. Tiganik ja Fedjaeva. Aga jah, mängu parimat siin välja ei antudki. Wolferini poolt annan selle isiklikult Varesele, kui mul on selliseid volitusi. Ja noh, Everesti poolt ei oskagi öelda, et nende seal väga paljud põhiviisika mängijad olid Pillis, Eestrid, Taasmaa, Maria Disko, Tupkova, Seppar, Fedjaeva. Aga järgmiste mängudeni siis jälgige kava ja
võib-olla juba järgmisel nädalal kohtume